Nii, tervitused minu poolt. Ma olen siin natukene kentsakas situatsioonis, sest et see on minu elu esimene videosalvestus ühele konverentsile ja see ei ole formaat, mida ma hindan. Puht sellepärast, et ma ka täna tahan rääkida kaasamisest ja füüsilises ruumis kohal olemine on kaasamise A ja O. Aga mis teha? Praegu on korraldamisel muutuste juhtimise foorum, mida ma aitan korraldada ja kohe-kohe on tulemas arutelu väga põneval teemal, kuidas väärinfo külluses hakkama saada. Nii et väga hästi sobitub kokku selle paneeliga, mis teil on praegu arutelu all ühiskonnas ühisosa leidmise teemadel. Nüüd planeerimisest, planeerida või mitte, te olete saanud 2 päeva rääkida, ma selle peal pikalt ei peatu, aga nii palju ütlen, et ilmselgelt planeerimine ei ole lihtsalt planeeringu koostamine. See on laiem, tihti väga pikaajaline protsessi juhtimine, kus võtmeküsimus, kas see õnnestub või mitte, on õigetel hetkedel õigete inimeste kaasa haaramine, informeerimine või koosloomeni välja, sõltub olukorrast ja läbi selle erinevate partnerite juhtimine lõppresultaadini välja. See on, nagu te omas käest teate, võib-olla keerulisem, võib-olla lihtsam, kuid kahtlemata me täna ühiskonnas näeme, et päris sageli me paneme erinevaid protsesse seisma. Miks me seda teeme? Ongi see, et me avastame, et me peame uuesti teatud seltskonnaga maha istuma ja kokku tulema. Häda on selles, et sellises olukorras, kus me paneme midagi seisma, siis järelikult on juba keegi emotsionaalselt käima läinud. Sealt tagasi tulla rahulikult laua taha on tihti väga raske. Seega see õnnestumise punkt on ikkagi selles, kas me oskame kohe eos ette näha, kes peavad olema õigel hetkel meiega pardal informeeritud. Loomulikult see tuleb ka arvestada seda, et kaasamine peab olema pidev protsess. See ei saa olla ainult ühe konkreetse objekti spetsiifiline, kui inimesed tunnevad, et neile tullakse midagi maha müüma 1 kord aastas või isegi veel harvemini, siis ilmselgelt nad küsivad, kus sa varem olid? Miks sa varem ei ole midagi küsinud? Ja tekib umbusaldus, väga lihtne. Nii et laias laastus muud ei olegi, kui usalduse võitmine on see, mis on tegelikult planeerimise ja muutuste juhtimise A ja O. Aga kuna kaasamises sõna on võrdlemisi erineval moel kasutatav, veidi ka nagu ära lörtsitud sõna, siis ma natukene peatan sellel, mis on kaasamine minu hinnangul ja mis ka ei ole. Number 1. Kaasamine ei ole veebitervitus, see, mida mina siin teen. Et üks kaasamise ekspert Peter Block toob väga tihti ühte näidet, kuidas suurte asutuste juhid saadavad siis videotervitusi, sest neil on neid alluvaid nii palju ja näiteks tervitavad strateegiapäeval inimesi. Tere tulemast strateegiapäevale, tore on teiega siin olla. Aga see tegelikult ei ole siin. Ja see vaataja saab aru, et see tegelikult ju ei ole siin. Ja tekib tunne, et kas ikka hoolid meist. Isegi kui sa hoolid. Mina väga hoolin, aga ma tõesti ei saa olla seal. Nii et väga tähtis. Füüsiline kokkupuude inimestega. Ja kui te mõtlete siin kas Teamsi või mitte, siis pigem mitte. Ja väga tore on tõesti see, et nii palju inimesi on tegelikult sinna ERMiga kohale tulnud. See on suurepärane. Teiseks, kaasamine ei tähenda lihtsalt rohkem koosolekuid või komisjone. Ideaalis see tähendab vähem koosolekuid ja komisjone. Küll aga tähendab see seda, et sul on käes terve tööriistakast, milliseid formaate õigel hetkel kasutada. Vastavalt sellele, kes on need huvigrupid su laua taga ja vastavalt sellele, et kas me räägime lihtsalt info välja jagamisest või tegelikult me räägime koostöös uute ideede genereerimisest. Formaadid on täielikult erinevad. Kolmandaks, kaasamine ei tähenda seda, et kõik peavad võrdselt ühiselt hääle saama. Sest kui me tahame kõigile häält anda, siis lõpuks ei saa seda mitte keegi. Ma toon ühe näite, see oli üks valdkondlik konverents nimesid mainimata, kus prooviti siis korraldada üks vestluspaneel, kus kõigil oleks hääl antud. Seal oli siis lava peal 7-8 meesterahvast pluss moderaator ja toimus siis arutelu, mis loomulikult ei olnud arutelu. See piiratud aja jooksul 8 inimest laval ei ole arutelu, vaid on ilmselgelt mõnede ettevalmistatud jutupunktide ettekandmine, mida kindlasti oli turuosalisel vajalik tol hetkel välja öelda. Ei ole arutelu, ei ole kaasamine, ei ole koosloome, ei ole hääle võimendamine ka. Nii et valikuid tuleb teha ja ma tean, et planeerimises valikute tegemine, keda, millal kaasata, ei ole lihtne, aga lõpptulemus on lihtsalt kvaliteetsem.
Järgmiseks, kui me anname nüüd hääle ja kui me küsime ka arvamust, siis kõigi arvamus paratamatult ei ole võrdne. Seda on võib-olla kole öelda, aga tegelikult ei ole ja ei saagi olla. Me peame väga selgelt vahet tegema, kes on need, kes peavad olema partneritena laua taga, kelle puutumus on kõrge, kellel on väga oluline roll selles protsessis mängida ja kelle puutumus on madal, keda on hästi oluline hoida sageli infoväljas, kuid kelle lõpuni võimestamine ei saa olla sama tähtis kui need, kes peaksid olema pidevalt laua taga. See on üks teema, mille suhtes me tegelikult eksime tihti, sest et me tahame olla ka ülekaasavad. Ja olgem ausad, kui sul ei ole ka läbimõeldud metoodikat, kuidas seda vahet teha erinevatel kaasatavate astmetel, siis sa võidki kergesti puusse panna ja väga suure kriitika alla kukkuda. Siin on omad metoodilised lähenemisviisid, mida tuleb lihtsalt rakendada ja ma loodan, et see on ka üks teadmus, mis meil üha enam ka planeerimiskultuuri jõuab. Järgmiseks kaasamine on ka tegelikult partnerlus. See ei ole teenuse pakkumine, et anna mulle järjest rohkem infot, küsi. Igas partnerluses on alati 2 poolt, seal on omad rollid, seal on omad kokkulepped. Ja need kokkulepped tuleb lihtsalt kohe alguses kokku sõlmida, mis need siis on. Kui me räägime siin kaasamise üritustest, siis kõik see algab alati rollide paikapanekust ja ootustest üksteisele. Mitte ainult sellele, kes tuleb ette kandma, vaid ka tegelikult sellele, kes siis tuleb sinna ruumi ja tahab justkui midagi saada, aga ka tema peab midagi vastu pakkuma. Nii et üha rohkem me peamegi, kui me räägime ka koosloomest tervikuna ühiskonnas ja lõimuvast ühiskonnas, siis tegelikult me peame aktsepteerima seda, et meil kõigil on oma roll mängida. Ma olen suhteliselt veendunud, et ka nende 2 päeva jooksul mõni on ikka öelnud nii, et tead, riik peaks ikkagi seda tegema. Linn peaks ikkagi hoopis nii tegema. Arendaja, ikkagi tema peaks hoopis tegema midagi või planeerija peaks midagi ära tegema. Ma oleks väga ettevaatlik selliste mõtteavaduste suhtes, sest et meil kõigil on oma roll mängida. Ja kui sa hakkad midagi niisugust ütlema, sellisel lauseliidestust kasutama, siis proovi kõigepealt küsida, mida mina sain ära teha. Ja usu mind, su partner tuleb ka siis sinuga kaasa. Nii et partnerlus, koostöö. Ja viimaks, ma arvan, et üks kõige olulisem teema, mida rõhutada, on see, et kaasamine ei saa kunagi valmis. See ei tähenda seda, et protsessid ei jõuaks kusagile. Hiljaaegu tegin intervjuu Anni Konsapiga, tervitan sind, kes ütles väga hästi, et planeerimine ei ole üks pikale veniv ollus, vaid tegelikult seal on ülioluline, et sul on pidevalt tehakse erinevaid vaheotsuseid selleks, et jõuda tulemuseni. Need vaheotsused võivad olla ka täielik ei ütlemine, see ei pea olema kogu aeg jah, et me läheme siit edasi, võib olla ka ei, aga vähemalt see on mingisugune otsus, kust edasi minna. Ja see on miski, mida me unustame ära ja see on miski, mida me ka teatud protsessides jällegi nimesid mainimata ka näeme, kus ei ole tehtud olulisi vaheotsuseid, olgu see siis planeeringu tasandil või mingil muul tasandil ja sellisel juhul meil jääbki kuni lõpuni välja täielik otsustamatuse situatsioon. Ja selles olukorras kõikidel osapooltel tekib suurem ebakindlus, tekib suurem usaldamatus ja ilmselt see protsess ei jõuagi kunagi tulemuseni. Nii et kokkuvõttes ma ütleks seda, et mina loomulikult ei ole siin ka mingisugune kaasamise ekspert, et sellest lõpuni rääkida. Mul on mõningad kogemused, teil on väga olulised praktilised kogemused. Meil on Eestis väga palju erinevaid teadmisi, mis puudutab koosloomet, kaasamist, mis puudutab sidusama ühiskonna loomist, suhtluskultuuri, demokraatliku arutelukultuuri edendamist. Minu ettepanek on väga lihtne. Paneme kõik need praktilised kogemused, paneme need oskused kokku ja järjest õppime juurde. Ehitame järjest seda tugevamaks ja paremaks seda arutelukultuuri, mis on oluline selleks, et muutused ellu viia. Ja kuna minu kommentaar siin oli väga üldine, siis ma väga loodan, et teie vestluses tuleb hästi palju sisukaid ja praktilisi näiteid, ka mitte selles osas ainult, mis on ebaõnnestunud, vaid ka selles osas, mis on õnnestunud, kus meil on koos arenemisruumi ja ma väga tahaks neid pärast kuulda. Nii et sisukat arutelu ja hilisemate füüsiliste kohtumisteni.